Müstik Merliia siin. Te vaatate peegelduse podcasti. No, hakka lihtsalt kohe uuesti. Sa lõikad välja või? Ei, ma jätan kõik sisse. Tere, Müstik Merliia siin. Te vaatate. Ära naera seal. Nii. Tere, Müstik Merliia siin. Te vaatate podcasti Peegeldused, kus me räägime alateadusest, alateadlikest mustritest ja programmidest ja enda reaalsuse teadlikust loomisest. Ma tere, annan tere. nüüd jutujärje sulle, armas Müstik. Mingit järge ei olegi. Millest me Ma täna ütleks räägime? just nimelt, millest me täna räägime. Täna me räägime enesesabotaažist, enda saboteerimisest. Ja mis see sabotaaž, mida see sõna tähendab, ma kohe uurisin, sest justkui me kasutame küll seda kõnepruugis, aga mis see siis ikkagi täpselt tähendab, see sabotaaž? Nii, mis ma teada sain, siis internetis sabotaaž tähendab seda, et kahjustatakse, häiritakse või takistatakse mingi normaalse protsessi või töö või millegi toimimist. Noh, see võib olla muidugi füüsiline kahjustamine, et lõhutakse mingeid masinaid või seadmeid või varjatakse informatsiooni või moonutatakse ja nii edasi. Meie räägime muidugi sisemaailma sabotaažist, enda nii-öelda vaimsest saboteerimisest. Ja noh, näiteks, mida siis, kui füüsilises maailmas midagi saboteeritakse, ma ei tea, näiteks töötaja rikub masinaid, et see tootmine seiskuks, noh, siis see põhimõtteliselt, see on sabotaaž. Ja sellel huvitav legend on sellel sõnal, et see on Prantsusmaalt justkui pärit ja sabot tähendab puukinga ja legend on sellest, et siis, et töötajad viskasid puukingi masinatesse, et need puruneksid, et nad ei peaks tööd tegema või saaks vahepeal puhata või ühesõnaga sealt siis sabotaaž, puukinga viskamine mootorisse, et see katki läheks ja tööline saaks puhata. Aga On mis ka see väga, enesesabotaaž on? aga on ka väga populaarne lauamäng Sabotöör, ma arvan, et paljud on seda mänginud, kus Ja, üks tiim peab jõudma eesmärgini ja teisel tiimil ongi ülesanne saboteerida selle eesmärgini jõudmist, luues siis kas siis lõhkudes sildasid või siis luues mingisuguseid justkui nagu valesid käike. Et päris, ühesõnaga sihuke ajavad vee sogaseks ja takistavad. jep, et see on Aga mida, põhimõtteliselt jah, takistamine. aga mida see enesesabotaaž tähendab, äkki sa avad seda poolt? Ma arvan, et suures plaanis võiks öelda, et see on midagi, millega me takistame iseendal edasi liikumast sinna, kus me tegelikult soovime. Et meil on justkui nagu mingi eesmärk või mingi soov, mingi tahe midagi teha, midagi luua, aga me ei pane ise tähele, kuidas me nagu teisest küljest seda eesmärki ise nii nagu maha tõmbame või saboteerime tavaliselt tänu oma alateadlikele mustritele. Ja kuna nad on alateadlikud, siis me ei ole nendest teadlikud ja isegi ise ei tea, kuidas me nagu endale neid takistusi ette paneme. Aga noh, väga levinud teemad siis võib-olla on see, et me lükkame asju edasi, me tegelikult tahame teha, aga noh, justkui nagu tundub nagu see takistus tuleks mujalt, et oi, mul tuleb see või mul on see, ma ei saa praegu seda, ma ei tunne, mul ei tule praegu, ma ei tea, vaimu peale või siis, et mul pean ennem need ja need ja need ja need asjad ära tegema, millest me oleme siin varem rääkinud ka natukene. Ehk siis sa tead, et see tegelikult see edasilükkamine ei ole sulle kasulik, aga sa ikkagi teed seda. Siis ma arvan, et väga tüüpiline on selline, kus nagu iseendale pannakse kaikaid kodaratesse ka nii, et ei pane tähelegi, aga nagu käib selline negatiivne sisekõne, et ma ei saa, ma ei oska, ma ei suuda, ma ei või. Ja tihti meile tundub siis justkui nagu takistus jälle tuleb mujalt kuskilt, et vot tema ju näed, ei luba mul seda teha või tema tegi nii ja ma nüüd ei saa seda teha. Aga tegelikult need on nagu sellised ikkagi väljastpoolt otsitud põhjused, et tegelikult ikkagi on midagi minu enda sees veel lahendamata
miks ma ei saa seda teha, miks ma ei saa sinna liikuda. ja siis on väga suur hirm, näiteks kolmas asi, läbi kukkuda, ma ei saa alustada asjadega, sest ma tegelikult kardan, et ma fail in või et ma ei suuda seda teha nii hästi või nii põhjalikult, nii perfektselt, nagu ma tahaksin, siis parem ma ei tea juba üldse. või siis teine, mis on nagu jääb rohkem veel tähelepanuta, on see, et ma kardan tegelikult saada edukaks. ma kardan, et sellel asjal, mida ma teha saan, et seal võib olla tegelikult mingi suur edu ja inimestel on tihti hirm iseenda ees tegelikult ja selle ees, mida ta tegelikult on võimeline või suuteline üldse tegema. ja et kui siis tuleb edu näiteks, et siis mis iganes, kas mul nagu ei ole aega enam enda jaoks või mul ei ole jah, et kas või pere jaoks või noh, ühesõnaga, et ma pean siis kuskilt midagi ikkagi nagu järele andma, milleks ma praegu tunnen, et võib-olla ma ei ole valmis veel nagu noh, sellest loobuma. ühesõnaga tekib see illusioon, et ma pean loobuma millestki selleks, et ma saaks olla edukas ja siis parem ma igaks juhuks ei saa edukaks. no ja siis igasugused harjumused, mis on nagu läbi aegade meil tekkinud, millest meil on tegelikult väga raske loobuda. mõistus võib-olla isegi ütleb, et ei, ma tahan sellest loobuda, aga see harjumuse jõud ja on nagu nii tugev, et tegelikult ma ei suuda nendest, noh, mul on juba sõltuvus võib-olla mingitest harjumustest ja siis on ka näiteks väga populaarne see, et me lükkame mingeid suhteid endast eemale, sest me kardame kas liiga tugevat lähedust, kuigi samal ajal seda ise väga tahame, aga võib-olla meil on olnud mingid valusad kogemused, et noh, et tegelikult ei tea, mis siis saab, kui ma nüüd selle inimese ikkagi nii lähedale lasen. et ma arvan, see on nagu väga-väga-väga-väga paljudel inimestel tegelikult, et me ei lase päriselt ikkagi lähedale inimesi. me laseme teatud maani ja justkui mingid suhted on, aga sellised, et nagu noh, et on sellised suhted, et kus inimene teab minust peaaegu et kõike, seda ma arvan, et sellised suhted, vormid on ikka väga-väga haruldased. suures plaanis on enesesabotaažiga nii, et kuna me oleme ka mitmes sessioonis kohe pannudki taotluseks enesesabotaaž, et noh, meil on teema muidugi avatud mingit teatud kindlast teemast. et noh, et mis alateadus sealt siis esile toob, siis mida ma olen tähele pannud, on see, et enesesabotaaž on nii ära peidetud, et tavaliselt, kui need asjad välja tulevad või mis seal siis on, need on inimestele väga üllatavad, et oi, ma küll ei arvanud, et ma tegelikult niimoodi nagu ennast maha tõmban või et ma tegelikult noh, niimoodi väldin midagi. et see on inimese jaoks nii keeruline ise näha. tavaliselt, et ei, mul küll ei ole seda, mul nii ei ole, ma nii ei tee. ja sellepärast ongi seda raske ka avastada, et kui inimene nagu noh, oleks kohe, et ahah, okei, vaatame siis, kuidas ma siis suhtun sellesse või kuidas ma seda asja siis näen, oleks palju lihtsam neid sabotaažimustreid leida, aga need ongi väga rasked leida, sellepärast et inimesed on noh, isegi kui keegi ütleb, et kuule, et sul on ju selline asi, siis inimesed nagu ei, seda mul ei ole et jah, et sellist avatud nagu vaatamist, või mis kogemused sinul on olnud sessioonides enesesabotaažiga? isegi võib-olla mitte jah, sessioonis ka, aga mõtlen, et noh, elus, ma arvan, enda elu on olnud päris hea näide enesesabotaažist. aga ka kõrvalt vaadates, no neid, no sa avasid nii palju teemasid, et igast ühest neist võiks võib-olla eraldi veel isegi teha ühe peegelduste podcast'i, aga noh, no näiteks see edasilükkamine, mingite asjade edasilükkamine, et isegi kui sa tead, et noh, seda oleks vaja teha või noh, et kui see tehtud saaks, tegelikult oleks jumala hea tunne oleks, kui see tehtud saaks, aga noh, lükkad edasi, mis iganes, noh, et ma ei tea, keegi tahab oma firma teha või mingit projekti alustada.
ja lähevad päevad ja lähevad, muutuvad nädalateks ja nädalatest saavad kuud ja siis ühel hetkel avastad, oi jälle pool aastake või aastake on mööda läinud ja ma ei ole mitte ühtegi sammu selles suunas teinud tegelikult. Et oleks me iga päev kas või üks pisikese sammukesegi teinud, ma oleks juba ammu kohal. Või väikse hiireklikikese, aga ja ei lähe, noh et see on jah, tuttav ja noh, ja mis sealt ikka välja tulnud on, kui endale sessioone tehtud või inimestel, noh, ikka sama asi, et see asi on kuidagi seostunud mingi ebameeldiva tundega või ebameeldiva kogemusega. et või siis selle kohta on keegi oluline inimene, autoriteetne inimene minu jaoks öelnud midagi niisugust negatiivset või andnud selle hinnangu. Noh, Mhm. klassikaline on rahamaastik näiteks, noh, et umbes, et noh, kes ei tahaks rikkaks saada, on ju, kes ei tahaks, kes tahab saada miljonäriks, on ju, kes ei, kõik tahavad, on ju. aga kui reaalselt tegelikult peaks sinna samme astuma või sinnapoole liikuma, siis väga paljude inimeste alateadvused nii-öelda, kus hakkavad saboteerima seda suunda, et noh, mis iganes põhjustel, et ema-isa ei olnud miljonärid, siis ma erinen neist või tuttavad on kõik vaesed, noh, kuidas ma siis äkki nüüd saan, siis ma ju justkui kukun välja sellest sotsiaalsest ringist või olen teistsugune või mis iganes, et need uskumused, et rikkad on, ma ei tea, lollid ja ülbed ja kui ma nüüd rikkaks saan, siis ma ju muutun lolliks ja ülbeks või noh, või satun ka sinna hinnangute alla või ma olen ise neid hinnanguid andnud rikastele inimestele. kuidas ma siis nüüd ise, noh, see tuleb ka bumerangina tagasi, kõik need välja öeldud hinnangud mingis kontekstis, siis on väga raske seal ise vabalt liikuda selle konteksti sees, kõik see ebameeldiv energia, mida ma ise olen seostanud selle teemaga, käivitub kohe, kui ma sinna kuidagi hakkan sisenema või üldse sinna tähelepanu viin. sa tahtsid Mhm. lisada midagi? Mhm. Ei, see ei olnud selles mõttes väga olulist, lihtsalt neid võimalusi on veel nagu, miks me saboteerime näiteks rikkaks saamast, noh, saamast. Et ongi noh, üks jah, et ma ei taha olla ju selline, on mingi ettekujutus, mis see selline on. Ja kui sa tegelikult avastad, et päriselus, et oi, see pole üldsegi selline, siis ikkagi pole veel lihtne seda ka ümber muuta. Noh, sest mõistuse tasandil on palju asju lihtne ümber muuta, aga just alateadvuse tasandil, mis on nagu mingid programmid, mustrid. noh, ja siis, mis sa veel välja tõid, see negatiivne niisugune sisekõne või iseendaga niisugune negatiivne sisekõne, mina ei saa hakkama või ma pole piisavalt hea. noh, jällegi, kus selline sisejutt siis tuleb? enamasti on seda keegi öelnud, ma ei tea, kas isa, ema, vend, õde, õpetajad koolis, noh, et ka, et noh, et aju on ju uuritud ja uuritakse edasi ja see on üldse selline maastik, mida siis võib vist lõputult uurida, inimese aju. aga noh, mis mulle meelde on jäänud, ma mäletan vist Grete Arro mingist loengust või esinemisest, et aju on uuritud ja pole leitud nagu mingit nagu sellist nagu aineaju. noh, et matemaatiku aju oleks kuidagi noh, kuidagi teistsugune kui, ma ei tea, sportlase aju või noh, ühesõnaga, et põhimõtteliselt aju on aju ja aju loob ühendusi ja lõpetab ühendusi ja ta suudab seda luua kõikides kohtades või kõikides ainetes näiteks. näiteks inimene lõpetab kooli ära ja läheb ellu uskumusega, mina olen matemaatikas halb, mina ei saa matemaatikas hakkama. no see aju tasandil, see ei ole fakt, see on arvamus, see ei ole fakt, et põhimõtteliselt kõik inimesed, kõigil inimestel on võimalik matemaatikas paremaks saada ja järjekindla tööga saavutada keskmisest palju parem nii-öelda tase või keskmisest matemaatikaoskajast palju kõvem tase. aga miks ta seda tegema ei hakka, on tõenäoliselt see, et kui see nii ebameeldivate tunnetega on see seotud, näiteks, no ma ei, näiteks a la matemaatika. noh, kui ma olen ikkagi, ma ei tea, 12 aastat saanud halbu hindeid või mis põhimõtteliselt tähendab halbu hinnanguid, negatiivseid hinnanguid, mis ei tekita ju head tunnet, on ju. ma olen 12 aastat halba tunnet tundnud selle teemaga seoses. miks ma peaksin sellega tegelema oma elus? kohe mul tekib ju halb tunne, nii kui ma sellega tegelema hakkan. ja siis alateadvus noh, väldib seda, et pigem tegele kõige muuga, ainult mitte sellega. Aga see on veel tunnete tasandil ka, et me ütleme endale, et noh, ma ei saa seda ära muuta. näiteks, et inimestele tundub, et okei, ma teen mingi uue otsuse enda elus,
et nüüdsest ma hakkan uskuma endasse näiteks, siis see sabotaaži muster ütleb, et sa ei saa, see ei käi lihtsalt niimoodi, et sa nüüd otsustad seda ja nüüd see juhtubki kohe. Et nad tahavad nagu mingeid samme, et umbes, et nüüd ma teen selle ja nüüd ma teen selle ja nüüd ma nagu mingit nagu tõestust on vaja justkui tunnete tasandil, et jah, mina saan seda ära muuta, see on minu enda elu, mina saan midagi enda eluga teha. Seal juba on nagu see sabotaaži muster ikkagi päris tugevalt sees, sest et lapsena me ei saanud tihti, me ei saanud ise otsustada, me ei saanud ise valikuid teha, me ei saanud seda, noh, nii palju asju ei saanud. Ja siis on nüüd täiskasvanu selline tunne ka, et nagu see ei käi lihtsalt niimoodi, et ma saan. Ja samal ajal just täpselt otsus. Nüüd ma muudan ära selle tundetasandi. Ja, kõlab nii lihtsalt, kui sa seda ütled. Noh, lihtsalt otsusta ja ongi tehtud, on ju. Ja praktikas me näeme nii sessioonides kui ka enda elus nii-öelda igapäevaelus. Noh, kui ikka oled korralikult mässis, ei sünni sealt mingit otsust. Noh, kõike muud, mida iganes, mingid kompensatsioonid, mis iganes, on see söök või meelelahutus või no ükstapuha, kui läheb raskeks, ei teki mingit uut otsust, tekib mingi uus strateegia hoopis, kuidas seda vaiba alla lükata või kuidas seda üldse mitte vaadata. Ja kuidas seda edasi lükata, sellega tegelemist. Just, et no aga mis siis teha, kui inimene teab isegi, et mul on selline sabotaaži muster? Mis sa pakuksid välja? Mida ma pakun? Küsid minu käest, mis ma pakun. Mina pakuks, et tuleb sessioone teha, sest see on üks asi, mis mind on aidanud. Ma ei tea, kuidas seda niimoodi põlve otsas ise teha. Noh, selles mõttes endale on võimalik ka sessioone teha, aga et noh, et ma pole kunagi midagi teinud ja kuidas ma nüüd teen. Noh, ega siis põhimõtteliselt see enesesabotaaž ei tähenda, võib-olla oluline sõnum, mis üldse siit võib-olla sellest podcastist võib-olla, mis võiks kõlama jääda või meelde jääda, on see, et see ei tähenda, et sul on midagi viga. Kui sa märkad, et selline sabotaaž käib, et sa oled kuidagi mingi hälbega või puudega või kuidagi katki sisemiselt. Yeah. Lihtsalt mõista seda, et see sabotaaž on omamoodi niisugune kaitsemehhanism. Aga kui seda kuidagi niimoodi sammhaaval teadvustada, et ma ei vaja enam sellisel kujul kaitset. Et tegelikult see on turvaline liikuda. Noh, ma olen ise seda praegu öeldes on natuke skeptiline, sest ma olen lihtsalt näinud, kui mitmekihiliselt ma ise suudan ennast saboteerida. Kuidas see arutamine käib, et noh, saad siit ühe sibulakihi ja teise tünn ja siis hakkab energia lõpuks liikuma. Aga no põhimõtteliselt see ei ole nagu selles mõttes, kui noh, et kui keegi märkab, et oi, ma saboteerin ju täiega ennast, et see ei tähenda, et see oleks kivisse raiutud, et seda on võimalik muuta. Tuleb lihtsalt hakata vaikselt endale teadvustama, et mida ma kaitsen või mille eest ma ennast kaitsen. Noh, et aga see on nii nagu salakavalalt hiilib see asi, et noh, no näiteks sa tõid selle välja siin alguses, see edu kartmine või sihuke silma paistev edukas olla. See on teinekord on see niimoodi, et inimesed, mis mõttes, loomulikult ma tahan silma paistev edukas, seda ma just tahangi ju. Nii, ja siis ta hakkab samme astuma, noh, ma ei tea, tegema mingit turundust või midagi on. Ja siis äkki tekib mingi sihuke lumepalli efekt, ma ei tea, ajakirjandus korjab üles mingi teema või midagi, ja et näe, tule siia televisioonistuudiosse seda rääkima või ilmub mingi, pannakse kuhugi kaanele, kuhugi kaanepoisiks või kaanetüdrukuks ja siis äkki käib seest läbi niimoodi, mis nüüd juhtus on ja ma ei kontrolli enam seda, see nagu läheb, kuidagi voolab ise lihtsalt see edu. Ja siis on niimoodi, et see on nagu see tõe hetk nagu siis, et kas ma ju ise tahtsin seda või taotlesin või igatsesin seda või see oli mu eluunistus. Ja nüüd, kui see juhtub, on ju, siis on niimoodi, et raske hingatagi, on ju, et appi, mis nüüd saab, ma olen edukas. Aga no see võib ka veel niimoodi olla. Ütle ära, mis sa tahtsid öelda. Ei no jah, et see eduks valmis olemine, et no isegi ettevõtlusmaastikul on see, et
ootamatu edu võib firma hoopis pankrotti ajada, sa ei ole valmis nendeks käiveteks või klientide tellimusteks ja see jookseb kinni hoopis. noh, et see eduks valmistumine oma sisemaailmas natuke sarnane nagu ettevõtluseski, et aga mis siis, kui see kõik õnnestub? -hmm. noh, et nagu olla valmis selleks. ma aga taotlen, mis siis, kui see juhtubki kohe nüüd? seal veel selline asi paljudel on, et nad on võib-olla kogenud varasemalt mingis muus elus mingit edu, aga nad on saanud selle eest kõrvetada, ütleme siis niimoodi praegu. Ja siis on see hirm nii suur, et kui nüüd uuesti tuleb see koht, et siis ma võin saada kõrvetada ja noh, praeguses elus võib-olla lihtsalt mingil muul moel, eks ju. Ja siis sellepärast juba paljud ei hakka isegi selliseid asju, mis võib-olla hing tahaks teha, üldse tegemagi, et see hirm nagu, et äkki ikkagi nagu ma ei jää ellu, see on tegelikult ellujäämise hirm, nagu mis on baasiline hirm, mis paneb tegelikult ennast saboteerima ja oma hinge teed. no nüüd sa avasid selle Pandora laeka nii-öelda eelmised elud. noh, see nüüd eeldab seda, et inimene usub, et selline asi üldse võimalik on, et meil on mingi kontakt mingi informatsiooniga, mida me justkui oleme ise hingena kogenud eelmises elus. no sessioonides me näeme, seda on keeruline tõestada tõenäoliselt nendele, kes ei usu seda või kellel on mingid religioossed sellised nägemused või vaatenurgad, mis takistavad uskumast eelmist elu. aga ma olen sellele niimoodi ka väga sellise pragmaatilise seletuse enda jaoks nagu leidnud, et põhimõtteliselt see on informatsioon, mis on inimkonna ajaloos olnud. jah, et kas me oleme seda ise kogenud hingena või oleme lugenud, ma ei tea, ajalooraamatust või kuulnud, et sellised asjad juhtusid, et keegi oli edukas ja siis ma ei tea, edukas teadlane tegi oma ajastus mingi avastuse, aga kuna see ei kattunud, ma ei tea, siis poliitilise ladvikuga või religiooni mingi võimuladvikuga, et siis ta hukati või tõugati välja või noh, ühesõnaga, et temaga juhtus midagi halba, ühesõnaga. et isegi kui meil ei ole niisugust nagu hingemälestust tegelikult inimestena, me oleme tuttavad nende lugudega läbi kirjanduse ja ajaloo ja nii edasi. et see hirm, et Aga mis see siis hirm juhtub. võibki olla isegi, kui ma ei ole seda ise läbi kogenud, aga ma olen jah, seda lugenud. Isegi lugemisega, isegi filmide vaatamisega me mõjutame oma alateadvust, see kõik mõjutab jah, meie jah, alateadvust ja me oleme võinud sealt teha mingi otsuse jah, äh, mingi nagu see. programmi. Ja me oleme sealt loonud endale programmi, nii et lõppkokkuvõttes ei ole vahet nii-öelda tervendamise jaoks, kas sa oled seda ise läbi kogenud või sa oled seda läbi kogenud kaudselt, seda infot lugedes, sa oled kuidagi selle infoga kokku puutunud. Nagu seesama mees, kes tegi seda Hoponopono, kes käis seal Hawaii's mingites vanglates aitamas siis neid inimesi. Võib-olla sina mäletad parem seda lugu, aga mulle meeldis see, kuidas ta ütles, et kui minu maailma, minu väljadesse tuleb mingisugune info, siis mina vastutan selle eest, mis info minu välja tuleb. Ehk siis või siis ma vastutan enda, noh, ma vastutan enda reaktsiooni reaalsuse eest või enda reaktsioonide eest sellele infole, mis minu reaalsusesse tuleb. ja mina saan nagu oma suhtumisega, oma vaatenurgaga sellesse infosse muuta seda nii-öelda neid väljasid, ütleme siis niimoodi, et no kui seal näiteks see lugu, ega ma ka seda nii täpselt ei mäleta, aga seal oli nii, et vist ma sain aru, kas tuttav või sõber oli nagu vanglajuht ja siis kutsus teda nagu vangidega tegelema nii-öelda. ja siis see osutus väga edukaks projektiks, et väga paljud, kes seal olid vanglas, tegid suure transformatsiooni läbi ja ühesõnaga olid nagu muutunud inimesed. ja siis noh, tema käest nagu küsiti, et mida sa siis tegid nendega, mis sinu plaan oli nendega, kui sa sinna läksid nendega tegelema. noh, tema oli nagu hästi niisugune tugev kohalolumees, ta ütles, et mul ei olnud mingit plaani, et ma läksin sinna ja olin avatud juhendusele, kuidas mind sellel hetkel juhendatakse, mida tuleb teha. ja noh,
ta ütles, no näiteks ma ei tea, me tegime küpsiseid koos vangidega või no ühesõnaga noh, et tema jälgis oma sisemist juhendust ja oli veendunud, et tema saab alati juhenduse, mida on järgmiseks vaja teha, et ta ütles, et tal ei olnud mingit plaani. Aga noh, lihtsalt see, et kui mina puutun mingisuguse infoga kokku, siis millegipärast on see minu reaalsusesse siis tulnud ja mina saan nüüd otsustada edasi, mida ma selle infoga teen. et me noh, see ongi ilmselt ka päris paljuski üks selline võib-olla ma ei tahaks nimetada seda probleemiks, aga noh, siiski, millega me kokku puutume enesesabotaaži puhul, et me ei suuda vastutada. Meil on väga raske vastutada tegelikult selle eest. Ja me ei pea ennast ka millekski, eks see on nagu väärtuse hinnangut, enda väärtuse mittenägemine ja mitteaustamine ka. Kust nagu alguse saanud, et miks me ennast saboteerime. Me ei pea ennast piisavalt väärtuslikuks selleks, mida me siis iganes soovime. Noh, ja muidugi. Ja need suhted on ju hea näide, noh, et noh, kui palju, noh, väga palju on, ma ei tea, neid mehi ja naisi, kes noh, alateadlikult valivad sellise partneri endale või partneriid järjekindlalt valivad sellised partnerid, kes suhtuvad nendesse kuidagi halvasti või üleolevalt. Ja need partnerid, kes võiksid nagu kuidagi austavalt suhtuda või õrnalt või hellalt või austavalt, väärikalt, neid ei tundu üldse huvitavad. See ongi huvitav nagu selle alateadvuse puhul. Ta on nagu selline, ta on nagu, loob nagu filtri sinna. Ta nagu ei lase üldse ennast toetavaid valikuid teha, et ta lihtsalt nagu tõmbab nagu magnetiga kohe sinna, just sinna, kus noh, kus nagu, kuidas öelda siis nii-öelda ratsionaalse või niimoodi selge pilguga kõrvalt vaadates ütles, et noh, see on küll väga kehv valik, seda küll ära vali. Ja just see tundub nagu nii magus ja oi, meil Liia kadus ära selle jutu peale, läks. Et ühesõnaga, ju ta tuleb tagasi, ma loodan. Et just see tundub nagu nii nagu külge tõmbav. Et just sellised suhted, et enda armastama hakkamine või see usk, et ma ei vääri armastust või ma ei vääri head suhet, toetavat suhet, see viib teinekord selliste valikute juurde, et pärast mõtled, et vau, kuidas ma sinna sattusin jälle. Noh, Vabandust. sabotaaž hakkas tööle, jah. Täiega. No nii, läheme siit edasi, aitäh. Tore, et meil Liia on tagasi. Saame minna podcastiga edasi. Et mingi sabotaaž tuli vahepeal sisse. Tehniline sabotaaž, sellest võiks ka veel rääkida. No jaa, kui tehnika meid saboteerib. Kui tehnika saboteerib, no kui see tehnikast rääkida, on tulnud ka sessioonidest välja, mis on muidugi täiesti hämmastav ja uskumatu, ma kujutan enamus inimeste jaoks, et meil on võime saboteerida tehnikat. Tegelikult neid asju on ka kaardistatud, võib-olla mõni on ka oma reaalsuses seda tähele pannud, et ma ei tea, ühe konkreetse inimese käes kogu aeg lähevad tööriistad katki. Noh, et mõne teise käes kestab 10 aastat, võtab ühe korra kätte ja on katki. Ja kirjanduses on ka selliseid kaardistusi umbes, et kui see inimene umbes a la tuleb laboratooriumisse, siis mõõteriistad hakkavad kohe streikima või midagi anomaalselt läheb puruks. Et jaa, tuleb välja, et meil inimestena on võime mõjutada tehnoloogiat. Mõtle, kui me seda positiivselt ja teadlikult oskaks teha, küll siis oleks tore. Praegu ta on sihuke juhuslik ja tavaliselt negatiivne, et midagi läheb katki või ei tööta. Või arvutiga, noh, tõenäoliselt päris paljud on kogenud seda, et no ei tööta. Ja siis keegi tuleb, noh, mingi oska inimene või keegi tuleb sinna, kes on nagu lõdvestunud sellest teemast, tuleb sinna, no näita, mis siin ei tööta. No näe. Ja siis töötab. Ehk siis, et kui sa tegelikult koged midagi sellist, et miski tuli vahele, miski nagu saboteerib midagi, siis tasub vaadata, mis minul selle asjaga on. Sest tegelikult isegi kui tundub, et väljastpoolt tuleb sabotaaž,
siis minu enda energia loob seda olukorda, magnetiseerib seda olukorda, et Mhm. tekib selline justkui nagu glitch. Ehk siis praegu mina võiksin ka vaadata, mida see tuli mulle nüüd näitama, et ma ära kadusin siit pildi pealt. See ei ole nagu kindlasti mitte niisama, aga ma ei oska seda kohe öelda, ma pean seda siis vaatama põhjalikult või endale tegema sessiooni. Noh, Aga võib-olla huvitav jah, fakt lihtsalt. võib-olla ka mõned autojuhid on tähele pannud seda, et mingid kummalised vead korduvad nagu autolt autole teinekord, et noh, umbes isegi erinevad margid ja asjad ja sama viga kordub nagu autoga või kuidagi isegi noh, okei, autol igasuguseid asju, piduriklotsi on kõigil autodel vaja vahetada ja mingid siuksed jooksvad kulumised ja asjad, seda niikuinii õlivahetused ja, aga teinekord on mingid siuksed imelikud vead, noh, mingi asi ei tööta või mingi, ma ei tea, ukselink läheb katki või siis umbes kõikidel autodel läheb see katki või kuskilt, ma ei tea, mingisugused kummalised vead, mida tavaliselt ei ole ja korduvad autost autosse. Te võite siin kommentaariumis ka seda kommenteerida, kas kellelgi on selliseid kogemusi, kuidas toimub mingi sabotaaž, mingi korduv muster, kummaline nii-öelda sihuke sünkroonsus. sest no kui ühe korra juhtub, noh, okei, see on nagu mingi, võib-olla mingi märk, võib-olla on, noh, seda võib vaadata justkui äkki kokkusattumust. kui 2 korda juhtub sama asi, no see on juba eriti niisugune mingi imelik asi juhtub 2 korda, mida nagu teistel üldse ei juhtu või mida tavaliselt ei juhtu. no see on juba päris selge nagu sündroom, et siin toimub mingi energeetiline sabotaaž. kui 3. kord on, no siis tasuks juba sessiooni teha, sest noh, siis nagu öeldakse, kaks ei jää ilma kolmandata ja nii edasi. Mm et -hmm. kui see muster häirib, siis tasuks seda uurida. Või näiteks, kui meie lastel on olnud niimoodi, et nad ise nagu liituvad mingi grupiga, nad tahavad nagu teha seda, on ju, ja siis iga kord, kui peaks olema selle grupiga kokkusaamine, juhtub midagi, et ei saa minna sinna. noh, et juhtub midagi ja mingi 4-5 nädalat järjest ja siis küsid, et kas sa tegelikult ei taha siis käia seal? ei, ma ju väga tahan käia. Et siis, aga võib-olla kuskil on siiski midagi mingi hirm või on mingi asi on. ebamugav. Et noh, või Ahah. seal koged miskit ebamugavust. Ja siis tekib selline koht, et nagu okei, ma tegelikult ju tahan seal käia, aga ma ei saa seda otseselt öelda või no tegelikult ei oska isegi, mitte ei saa, vaid sa isegi ei tule selle peale. aga keha teeb sinu eest siis nii-öelda ära selle. noh, kõrvalt vaadates on näha jälle mingi asi just sellel hetkel hakkab valutama või mingi sellel hetkel Mhm, on paha olla või midagi. kõik muud päevad nagu ei ole, muudel päevadel nagu kõik töötab. no et mhm, siis on jälle ka, et tõenäoliselt käib mingi energeetiline sabotaaž. et, mhm, et ma mentaalselt võib-olla tahan, et kui keegi küsib, et kas sa tahad seda, jah, tahan, muidugi tahan, aga millegipärast mitte kunagi ei õnnestu see, iga kord jookseb rappa, et siis tõenäoliselt alateadvus saboteerib seda mingil moel, aitab mingeid sümptomeid luua või mida iganes. aga nüüd ongi huvitav see koht, et okei, alateadvus saboteerib, aga samal ajal on see just märk millestki, mida Mhm. oleks vaja põhjalikumalt vaadata. see on alati sõnum, see ei ole kunagi lihtsalt niimoodi, et nagu ahah, okei, mul toimub siin mingi sabotaaž, vaid miks see sabotaaž toimub, mida ma kardan või mida ma väldin või mis seal taga on, seal on alati tegelikult nii-öelda potentsiaal, kui nagu mingi sabotaaži muster kuskil töötab, mis enesekaitse see on, mida ma üldse kaitsen. samamoodi on kehakaaluga. vaat see on hästi-hästi juba nagu väga laialdane, et räägitakse, kui me kaalus juurde võtame, siis me kaitseme ennast millegi eest. ja noh, tasub ka vaadata, millises kehapiirkonnas see kaitse tekib, millises kehapiirkonnas ülekaal tekib. Need kehapiirkonnad on ka väga paljude spetsiaalsete teemadega seotud. Siis tasub vaadata näiteks, kui tuleb just kõhupiirkonda, kas mul on vaja siis kuidagi, ma ei tunne oma väge või ma kasutan oma väge kuidagi ebaoptimaalselt. kui näiteks, ma ei tea, tuleb just käepiirkonda võib-olla rohkem sellist nagu ülekaalu, et kas siis ma midagi, mida ma ei saa nii hästi siis teha või noh, ühesõnaga, mida ma kaitsen, mingit tegevust, mida ma kätega võin teha.
puusad tihti räägitakse, et kui sinna tekib ülekaal, siis see on kuidagi seotud nagu usaldamatusega ja no, tihti just nagu vanemate suunas, enda vanemate suunas või seal on mingisugused reetmise tunded on kogetud. ühesõnaga tegelikult võib ChatGPT käest kindlasti tasub küsida, kuna need algoritmid on olemas, hästi palju raamatuid on selle kohta kirjutatud, aga põhimõtteliselt on see ka ikkagi mingil moel justkui tundub nagu enesesabotaaž ja samal ajal on see märk, et vaata siia, vaata siia, vaata siia. et see alati, noh, see on nagu väga hea enesega töötamise tööriist tegelikult, kui oskad seda niimoodi võtta. et mingis mõttes võib vaadata, et see enesesabotaaž on just nagu midagi negatiivset. teiselt poolt, kui osata sellega midagi pihta hakata, siis saab selle abil nagu kaardistada ja avada enda potentsiaale, mis on nagu kinni olnud ja Mm -hmm. täiesti uuele tasandile liikuda oma tegevustes või mingites eesmärkides. Täpselt. aga tõmbame tänaseks siis otsad kokku. et enesesabotaaž, tõenäoliselt tuttav paljudele see asi, et alateadlikult me kuidagi saboteerime enda eesmärke, enda heaolu, me ise kuidagi tahtmatult, kuskilt varjatult mingid mustrid loovad nagu takistusi meie arengule või edule või õnnele, headele armastavatele suhetele. aga hea uudis on see, et see on võimalik ära muuta. midagi ei ole kivisse raiutud, et meie energia kogu aeg liigub, kehal taas luuakse, aju on plastiline, uusi ühendusi luuakse, nii et kes iganes tunneb, et ta mingis kohas on kinni kuidagi, et seal ei liigu või korduvad sellised takistused kuidagi mingis teemas, kogu aeg on mingid takistused, siis tasub sinna oma tähelepanu viia ja teadlik taotlus, et ma tahan seda nüüd ära muuta. aitab küll. just. kogu aeg saab liikuda. absoluutselt kõik saab alati enda kasuks ümber pöörata. aga noh, seda peab tegema fookusega. ja see on võimalik. aga aitäh kõigile kuulamast-vaatamast, Müstik Merliia siinpool ja podcast Peegeldused ja kuuleme ja näeme jälle. kohtumiseni jälle. ja jagage enda kogemusi ka enesesabotaažiga seoses siin all kommentaarides. ja ka seda võib-olla, kuidas sellest on välja tuldud, kuidas see on ära lõppenud. Just. nii et kohtumiseni. kohtumiseni.